Tere, minu nimi on Eerik Jõgi ja ma õpetan Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis bioanalüütikutele geneetikat ja molekulaardiagnostikat. Ja täna ma räägiks teile viirustest, sest viirustest küll kogu aeg kirjutatakse nüüd küll ühest kindlast viirusest, aga räägime natukene lahti, et millega on siis tegemist, et mis asi üldse on viirus. Viirus ongi mis. Viirus ei ole kindlasti kes, ehk viirus on elutu asi ja ta saab paljuneda ainult siis, kui ta nakatab siis mingit organismi, kelle siis rakumasinavärkida siis enda paljundamiseks siis rakendab ja niimoodi ta siis paljuneb ja elusorganismide abil ta ka levib. Tihtipeale siis ka inimesed räägivad, et mis on halb viirus või mis on hea viirus, siis see on hästi inimlik, aga täiesti vale, sest viirus kunagi ei mõtle selle peale, et kas ta on nüüd hea või halb või ta kedagi tapab või mitte. Ta on lihtsalt selline nukleiinhapetest koosnev geneetiline masinavärk, mis hoolib ainult sellest, et iseennast paljundada ja mitte milleski muust. Ja tegelikult on asi selles, et me räägime hästi palju sellistest patogeensetest viirustest, sest see on huvitav ja see erutab kõiki see teema. Aga tegelikult inimese nahal, suus, soolestikus, igal pool meie kehal on ka lihtsalt palju viiruseid, mis kunagi tegelikult midagi halba korda ei saada, et pigem vastupidi, et nad osalevad nendest eluprotsessides, mis meie siis peal ja sees on, et mikrofloorat kontrollivad soolestikus või see mikrofloora, et kuidas bakterid teie suus elavad, et seal mingi liik nagu võimust ei võta. Et neil on ka palju kasulikke rolle ja see, et inimene kuulub üldse nagu kõrgemate loomade hulka ja ta saab sünnitada elusaid järglasi, see on tegelikult kõik tänu siis viirusele ehk inimese siis platsenta on tegelikult siis osaliselt arenenud nii-öelda viirusvalgust. Ja ka inimese enda see geneetiline materjal, mida me siis sisaldame, et seal on märkimisväärne osa siis sellistest jäljed kunagistest viirusnakkustest, mis tegelikult iga põlvkonnaga me kanname neid jällegi edasi. Ja viiruse osatakse ka ära kasutada positiivselt. Et kui me räägime nii-öelda geeniteraapiast, siis praegu kasutatavad meetodid põhinevadki sellel, et siis kodustatakse ära üks viirus ja pannakse sinna sisse siis geen, mis selle patsiendi peaks siis terveks tegema. Ja mitmel juhtumil see on ka töötanud, et selline teraapia on päriselt olemas. Et ei saa jaotada, et viirused on kõik halvad või head. Kui te mõtlete üksildasena kuskil õhtul, et te olete päris üksi, siis tegelikult ei ole üksi, vaid teie sees ja peal on siis miljoneid kaaslasi, tavaliselt siis bakterid, mõned seened, pärmseened, kes siis teiega koos elavad ja tegelikult väga aitavad teid teie nii-öelda ainevahetuses. Ja kui me nüüd mõtleme viiruste peale, siis sellist keerulist mikroorganismide siis populatsiooni, mis kogu teie keha peal ja ka seal sees elab, seda tegelikult siis kontrollivad ka viirused. Nad on küll reeglina bakterispetsiifilised ehk bakteriofaagid või siis bakteriviirused, kes siis hoiavad kogu seda populatsiooni üsna edukalt vaos. Kuidas ta nagu päris täpselt teab, seda väga hästi ei teata, aga infot selle kohta tuleb kogu aeg juurde. Et näiteks on avastatud aastal 2005,
üks selline bakter, keda siis esimest korda siis kultiveeriti inimese soolestikust, varem lihtsalt ei osatud teda sealt otsida. Ja selgus, et see bakter oli siis selline elukas, kes suutis otseselt nii-öelda oma ainevahetuse siis ühenditega mõjutada inimese nii-öelda meeleolu või siis vaimseid võimeid. Või oli oluline komponent siis sellest nii-öelda mikrofloorast. Need inimesed, keda ma siis õpetan siin koolis, nende erialaks on siis bioanalüütik. Et kunagi vanasti oli siis kutsuti neid ka laborandiks, aga nüüd on nad siis kõrgharidusega spetsialistid. Ja need on need inimesed siis meditsiinilaborites, keda te peaaegu kunagi ei kohta ega kunagi ei näe. Ehk mitmes mõttes on tegemist sellise nagu nähtamatu erialaga, et patsient ei kohtu nendega kunagi või peaaegu kunagi silmast silma. Aga nemad on need inimesed, kes teevad ära kõik teie analüüsid, tihti teevad ära ka esmase analüüsi ja on siis laboriarst või siis see spetsialist, kes siis kinnitab selle siis analüüsi siis tulemuse. Ja see eriala on mitmes mõttes nagu iseäralik, et tihtipeale inimesed ei tea, et selline eriala üldse on olemas või selline töö, aga seda tööd on peaaegu igas haiglas on see töökoht olemas ja täiesti hädavajalik, et kes tulevad seda eriala õppima ja suudavad ka lõpetada, siis nemad saavad kindlasti tööle. Ja kui võib-olla tekib ka selline kujutelm, et te ei pea olema hea suhtleja, aga tegelikult see tuleb ainult kasuks, sest te ei tööta kunagi üksi. Teil on meeskond, tihtipeale siis on võimalus, et teie see tööpositsioon vahetub sealt asutuse siseselt, et te liiga nagu ükskülgseks see töö ei muutu. Ja mis on veel huvitavam, on see, et tegelikult bioanalüütik töötab väga kaasaegsete vahenditega. Et see on esimene koht, et kuhu kõige uuemad siis metoodikad tihtipeale jõuavad, ongi siis see meditsiinilabor, kus siis tehakse palju analüüse. Et kui tuleb uus leiutis ja kui tuleb uus masin, siis väga ruttu, väga tihti ta jõuab ka sinna laborisse ja ei tasu nagu loota, et kui te lõpetate selle kooli, et siis olete te valmis spetsialist, vaid tegelikult tuleb kogu aeg siis õppida, täiendada ja uutele väljakutsetele vastu astuda.